Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Nagu kombeks oleme eetris esmaspäeviti, et rääkida Eesti tippspordis toimuvast nii, nagu me seda teha tahame. Saatejuhid Jarmo Jagomägi ja Ott Järvela on valmis ning me alustame saadet. Staar. Nagu näete, on pressisektor võtnud koha sisse jäähallis, sellepärast, et nädala staariks oleme valinud otse loomulikult Aleksandr Zelevko, kes püstitas Kanadas toimunud Grand Prix etapil isikliku rekordi 257,21 punkti, saavutas seal USA superstaari Ilja Malinini järel teise koha ning sisuliselt kindlustas endale pääsme Euroopa meistrivõistlustele ehk et selle, et ta Eesti-siseses konkurentsis on kahe parema seas. Ja, et kui me siin mõned nädalad tagasi rääkisime, et see konkurents siin Levandi ja teise Zelevko vahel võib minna tihedaks, kes selle EM-ile peale saab ja nii edasi, siis nagu mingis mõttes Aleksandr Zelevko tulemus tuli nagu välk selgest taevast, et ta oli siin mingi 1,5 aastat olnud nagu ütleme ikkagi madalseisus pärast seda EM-i medalit, ta oli eelmised skoorid siin all olid siis 235,7 ja 208,14 punkti, nüüd selline paarkümmend punkti kohe juurde, isiklik rekord, Eesti rekord, kõik värgid, et näitab, et see madalseis on siis ilmselt nagu seljatatud. No märgid viitavad küll sellele, ka tema ütlused pärast seda võistlust ja see enesekindlus, millest ta pakatab, seal jäi veel tegelikult parandamisruumi, sellepärast et vabakavas ühe hüppe ta kukkus, et seal arvati, et umbes 7 punkti võis sinna minna. Aga natukene taustsüsteemi ka vaatajale, kuulajale selgitada, et Grand Prix sari uisutamises seda ei saa võrrelda ja näiteks maailmakarikasarjaga suusatamises või laskesuusatamises. Ehk et see ongi 7 etappi nüüd oktoobrist detsembrini, aga ei ole nii, et uisutaja saab minna sinna võistlema, kus ta tahab, vaid need pääsmed enne hooaja algust rahvusvaheline uisuliit ISU jaotab ära eelmise hooaja tulemuste põhjal. Ehk et Eesti uisutajatest sedapuhku Aleksandr Zelevko, kellel eelmine hooaeg ei olnud, teab, mis hea, ainult sinna Kanadasse pääseski 7 Grand Prix starti. Ja mitte ükski sportlane ei saa üle 2 Grand Prix stardi. Ja 2 tükki Eesti omadest said Mihhail Zelevko, kes on Prantsusmaal võistelnud ja võistleb veel Helsingis, ja Nina Petrõkine, kes esimesest võistlust pidi loobuma, aga võistleb ka loodetavasti Helsingis. Et see on natukene teist tüüpi võistlus, iga kord on, ma vaatasin ükskõidus enamasti on 12 startijat, aga seal Grand Prix'l alati ikkagi tagatakse see, et just nimelt see võistlejate valik pannakse ISU poolt ka niimoodi, et ikkagi see igal pool on tipud olemas. Ehk et see teine koht, mille Zelevko praegu seal saavutas, see on kõva sõna. Ja, ta ise ütles ka, et tegelikult mingis mõttes tuli talle üllatuseks. Ta ütles umbes nii ka, et tegelikult ta läks pingevalt võistlema ilma igasugust ootust, et ta läks põhimõtteliselt nautima ja paistab, et see vabanemine tal siis aitaski head tulemust teha, sest ta ei ole ise ka salanud, et nende ootustega toime tulemine pärast EM-i medalit oli nagu keeruline. Selle aasta alguses ta võttis siis täitsa uue teekonna ette, läks USA-sse treenima Venemaa taustaga siis Olga Kanitševa ja Aleksei Leetovi käe alla. Vene paar, kes on siis juba 2002 vist alustasid USA-s tööd, ülihinnatud treenerid seal mail ja siis ütleme nii, et sealt see uus tõus siis on vaikselt pihta hakanud, uus kava, ma ei tea, 4 hüppeid siin korralikult ja Irina Kononovaga ka koostöö jätkub, kui Zelevko on Eestis Tallinnas, aga ütleme nii, et need märgid praegu viitavad jälle väga sinna suunas, kus ta oli siin 2024 alguses, ehk siis nüüd ta läheb EM-ile ja miks mitte jälle medalist mõelda. Ja, ning oleme ausad, eks see 257 punkti oli väga kõva avaldus ka Milano Cortina olümpiat silmas pidades. Et seal tuletame meelde, et siis 3 Eesti mees üksiksõitjast Euroopa meistrivõistlustele pääsevad 2 ja seal pannakse nüüd rahvusvahelistel tippvõistlustel saavutatud tulemused, skoorid kokku, 2 kõige paremat skoori kokku, moodustatakse pingerida ja 2 kõrgemat mees sõidavad EM-ile. Nagu öelda, Aleksandr Zelevko koht sisuliselt kindel, matemaatiliselt mitte, aga sisuliselt kindel ja siis Mihhail Zelevko ja Arlet Levandi võitlevad teise pääsme nimel ja Mihhail Zelevko on praegu eelis. Aga ilmselgelt see 257 punkti on väga kõva sõna ka Milano Cortinat silmas pidada. Sinna on Eestil 1 pääse, see ei lähe kuidagi automaatselt, vaid uisuliidu juhatus otsustab, hiljem peab EOK täitevkomitee kinnitama. Aga oleme ausalt, Aleksandr Zelevko selle 257 punktiga näitas, et praeguse seisuga on ta 3 mehest ikkagi taseme poolest kõige kõvem. Tõsi, nii Mihhail Zelevkol kui Arlet Levandil on muidugi võimalus vastata, aga keeruline on näha, kas nüüd, näiteks Arlet Levand sõitis hiljuti on ju Tartus 232
et kust ta 25 punkti juurde võtab. Ma ei tea, kas need kavad üldse võimaldavadki nagu nii palju põhimõtteliselt juurde panna või see, kui need puhtalt läbi sõita, et mingit jooksvat maailma edetabelit peetakse ka, seal see Levko tõusis 9. eurooplastes 3. nii et see näitab ka nagu mingisuguse taseme näitaja ära nii-öelda. Ja. Aga kuna me iluuisutamist juba räägime, siis räägime teisest teemast ka, sellepärast et noh, see nüüd ei ole küll staari rubriik, aga ütleme siis, et iluuisutamine on staar, aga tegelikult enne kui Levko Kanadas teise koha saavutas, rõhutame, ei võitnud hõbemedalit, et medaleid võidetakse meil tiitlivõistlustel, Euroopa maailmameistrivõistlused, olümpiamängud, GP-etappidel, MK-etappidel, seal saavutatakse kohti, mille eest võidakse medal kaela panna, aga see ei ole medali võit, koht. Nii, aga tegelikult enne kui Levko nüüd pühapäeva õhtul selle teise koha saavutas, siis iluuisutamine oli eelmised 2 päeva ikkagi Eestis ka väga teravalt esil ja on ka täna, sellepärast et Eesti Uisuliit siin nädala lõpus tegi ikkagi täiesti ootamatult, tuleb öelda, andis teada, et on otsustanud muuta Eesti meistrivõistluste reglementi ning alla 17-aastased iluuisutajad täiskasvanud seas võistelda ei saa. Ehk et viiakse siis reglement, ühtlustatakse tegelikult rahvusvahelise olukorraga, kus ka tiitlivõistlustel alla 17-aastased võistelda ei saa. Et mäletame näiteks, et Kamila Valijev, see Venemaa kurikuulus iluuisutaja, ta ju 15-aastasena ja seal ka mõned teised tegid oma tipptulemusi, et selle võttis Rahvusvaheline Uisuliit teadlikult, et laste forsseerimist ei oleks, siis tõsteti vanusepiiri. Aga see nüüd tähendab seda, et 2 Eesti väga lootustandvat noort iluuisutajat, Elina Koidina ja Maria-Eliise Kaljuvere, kes mõlemad on juuniorieas või siis ütleme alla 17-aastased, ei saa nüüd Eesti meistrivõistlustel detsembris võistelda. Selles mõttes vaadates laia pilti, siis nagu otsus on mõistetav, nagu ütlesid ka, nagu standard Rahvusvahelise Uisuliiduga sama, aga Rahvusvaheline Uisuliit võttis selle otsus vastu juba 2022, et miks tehti seda. Seda hakati tegema sammu haaval, kus juures seda vanusepiiri tõstma. Aga miks nüüd Eestis võeti see vastu 1,5 kuud enne siis Eesti meistrivõistluste algust, ma ei tea, Koidina seletas väga hästi nagu Instagramis selle asja lahti ka, et tema on selleks võistluseks valmistunud, et reeglid tuleks ikkagi paika panna enne hooaja algust, mitte keset hooaja enne kõige tähtsamat võistlust. Samas Uisuliit küll ütles, et nad samal ajal pakuvad juunioridele oma võistluse, ehk et võistlus kui selline, võistelda Koidina küll saab samal ajal, kui ta tahab Eestis. Aga ta ei saa võidelda Eesti meistritiitli nimel. Ja paistab, et see on see, mis siis isiklikult või see on see, mis hinge läheb. Ehk et tegelikult mingit nagu sellist, ütleme, reaalset tagajärge, et kas nagu mingisugune, oleme ausad, kas mingi raha või preemia või mingisugune pääse kuskile jääks saamata, selle muudatusega vähemalt meie praeguste teadmiste järgi ei tohiks kaasneda. Olümpiale ta ei saaks nagu nii isegi minna. Ja just nimelt, sellepärast, et ka seal ei lubata alla 17-aastaseid iluuisutajad starti. Aga see on see, au on see, mille nimel ta tahaks võistelda Eesti meistritiitli nimel ja seda tal nüüd võimalik teha ei ole ja ta on pahane. See on see sportlase hing ikkagi, mis peab õige sportlases olema. Seal ei tasu alahinnata muidugi ka treenerite hinge seal taga. Krahh. Ning nädala krahhi juures oleme olnud sunnitud liikuma korvpallihalli, sellepärast, et eelmine kolmapäev oli Eesti korvpalli jaoks, klubi korvpalli jaoks süngemast süngem. Need tulemused olid ikkagi nukraks tegevad. Sopoti Treffel versus PC Kalev Cramo 93-58 ehk et -35 ja Antwerpeni Giants versus Tartu Ülikool 110-73 ehk et -37. 2 eurosarjas osalevat Eesti klubi 2 peale kokku kaotasid tol päeval siis 72 punktiga oma mängud. Et see, et kaotad, see on nagu ikka võib juhtuda, aga miks seal siuksed 2 sahmakat olid ja muidugi seda veel masendust tekkis juurde, et Keila Kuulbet suutis norralastele Kimle klubile kaotada, mis on, kes ei peaks olema ikkagi teistpidi väga jõukohane vastane. Tõsi, ainult punktiga. Alustame sealt lõpust, et see Kimle klubi Bergenis asuv Norra klubi siis oli siin saanud enne Kosovo satsi käest peksa, oli saanud siin 3-40-ga islandlaste käest, et seal on 2 legionäri, kellest üks on selline täielik statist ja teine on NCAA rookie, ehk siis ühesõnaga see oleks pidanud olema kohustuseks võita, aga see selleks Keila rehabiliteeris ennast natuke sellega, et paar päeva hiljem võideti Eesti-Läti liigas Läti ülikooli, kes on selline kohustuslik programm. Anname selle andeks, aga see EMBL ongi selline sari, nagu ta on. Aga tulles nende natuke kõrgemate sarjade juurde, siis sealt ütleme, mängude ajal käis ju selline naljaviskamine ka meil seal
toimetusesiseselt, et kumb nüüd siis võidab selle võidujooksu, et kumb rohkema punkti arvuga kaotab ja Tartu jäi napilt peale ja ütleme, et kui Tartust alustades, siis nende puhul on see nagu mingisugune teatav rahunemine, rahulolu, mingis mõttes nagu mõistetav, et neil olid asjad hästi sujunud, nad võib-olla natukene, mitte sirge jalaga, kuskil kuklas ikka on teadmine, et äkki olemegi päris heas sats, et kuskilt äkki laseme natuke sirgemaks. Antwerpenil see vastu oli nagu selg täiesti vastu seina, neil polnud ühtegi võitu veel kirjas. Kodus nad ei olegi sel hooajal kellegi kaotanud ja nagu Aivar Kuusmas ütles ka, et nad tulid meid elusalt ära sööma, et seda mängu vaadates ka, siis seal oli ikkagi lippad ja lappad igat pidi Tartu poolt, et isegi kui vastased tulid 5-5 rünnakuga üle, tegid 1-2 söötu ja järsku oli üks mees vaba, et seal oli nagu konspektid täitsa sassis mingil põhjusel. Samas vaadata nüüd Tartu seda senist hooaega ikkagi, siis on tulnud on ju sisse, nüüd oli see esimene selline suur kolakas, ja nad kaotsid ka Rostokile, aga tegelikult nagu tähtsad mängud on Tartu suutnud võita. Suutsid võita Gramot, suutsid võita VEF-i, suutsid võita kodusaalis Portot, mis oli, oleme ausad, et kui panna kaalukausile, kas võita kodus Portot või võõrsil Antwerpenit, siis kui niimoodi ratsionaalselt võõrsil võit Belgia klubi üle oleks äkki isegi kõvem, aga emotsionaalselt see, et sa suudad kodus eurosarjas selle 20+ punkti võidu võtta, nagu Porto vastu võeti, see oli Tartu jaoks tegelikult väga palju olulisem. See tekitas kogu seda heaolu tunnet, sellepärast et see võit saadi oma kodupubliku silme ees. Ja see on asi, mis maksab. No ütleme nii, et siin Antwerpenisse see, kui edasipääsust rääkida, siis sinna mängu see ei jäänud. Tõsi, see vahe oleks võinud olla väiksem, sellepärast et see lõpuks võib hakatakse lugema neid punkte, kui sa oled teise koha omanik, aga fakt on nüüd see, et Tartu peab kodus üled mängud ära võitma, nii Rostokit kui siis ka Antwerpenit kodus, pluss siis võõrsi tuleb hammustada ka Portot veel viimases voorus, et siis pigem saab edasi 4 võiduga, et see tõenäosus on üsna hea. Ja. No okei, aga nagu öelda, tegelikult Tartu mängib eurosarjas üle pika pausi, ja minu meelest ma olen seda igal pool proovinud korrata igas saates, et tegelikult neilt veel seda edasipääsu nõuda ju ei saa. Et nad praegu viivad ennast uuesti selle tasemega kurssi ja vaatame, kuidas läheb. Aga Kalev Cramo osas on sealt ikkagi üks õnnetus jääb teist taga ju. No ütleme nii, et see, et nad Poolas saavad kaotuse, oli nagu üsna juba tabelisse ära kirjutatud, sellepärast, et 2 pikka oli väljas, Tommy Rutherford pikemalt, Cameron Tong natuke lühemat aega, aga siin mitu nädalat väljas, korvi alt on üsna õhuke või väga õhuke, lisaks Martin Torbeck, kapten endiselt seljamuredega väljas, aga just see viis, kuidas see kaotus nagu jälle saadi, et see sama muster kogu aeg, et ollakse kuidagi sellised pehmed loiud ja nagu võitlusvaimu napib, et see, siin öeldakse küll vähemalt klubi juhtkond, et nagu Reinbocki kallale praegu nii-öelda ei minda, samas mingil määral asi hakkab ikkagi sealt pealikust pihta, kala mädaneb peast, nagu öeldakse, et ma ei tea, võtame võrdlus näiteks eelmise hooajaga, kus oli Heiko Rannula detsembrikuus identses seisus, mitu meest vigastusega väljas ja ta põhimõtteliselt ütles meedia vahendusel nagu otse välja, et tooge mulle uus mängija või uued mängijad, muidu lihtsalt vaatame oma plaanid, eesmärgid ümber, et me ei hakkagi eurosarjas siis midagi võitma, et keskendume siis kevadele ja vaatame edasi. Ühesõnaga esitas nõudmise, Reinbock seevastu nüüd pärast järjekordset tagasilööki ütles, et me nüüd esitasime palve klubile, et võiks tuua uue mängija, et see näitab nagu, stiilid ongi erinevad, aga see näitab nagu mingil määral suhtumist, et kapital on ka erinev, oleme ausad, Rannulal oli lihtsam nõuda. Jah, aga nagu ütleme nii, et peatreeneri ülesanne on ikkagi nagu mingil määral raputada nii mängijaid kui ka kogu klubi, ehk tema peaks olema see vastutaja, nagu ma ütlesin ka, et stiile on erinevaid, aga ütleme siin nende kuude jooksul, kui siin on erinevaid tagasilööke on, siis tegelikult avalikult nagu põhimõtteliselt 0 kriitikat kellegi suunas, vaid pigem mingisuguste vabanduste otsimine, kuhugi nuka taha pugemine, et siis nagu selle pealt nagu ongi see nagu peegeldub mingil määral ikkagi väljakul lõpuks. Aga kui vaadata nüüd seda reaalset koosseisu, mis Reinbockil on kasutada, siis on praegu üldse reaalne veel mõelda siit alagrupist edasi pääsemisele? No selles mõttes, et kui nüüd leitakse mingi asendus, näiteks korvi alla päris korralik jõud, ma ei tea, Märt Rosenthal hakkab vaikselt jalgu alla saama, siis teoorias, kui me võrdleme nüüd Tartuga, siis tegelikult Kalevi alagrupp on nagu tunduvalt lihtsam, et võtad need mõlemad Aserbaidžaani satsid kodus ära. Aga see on ainult 3 võitu. Ja siis tuleks siis leida see mäng üles nüüd sinna kuu lõppuga selle Sopoti vastu kuidagi, et nad kätte saada. Sest 3 võiduga edasi ei saa. Jah, aga see lootus on, et võib-olla Sopot on siis kõik mängud selleks ajaks võitnud, annab natuke puhkust põhimeestele, sest Poola liiga on ka üsna tihe, nii et nagu
nad on ennast pannud väga raskesse seisu, aga see ei ole võimatu seis, aga nagu midagi peab ikkagi nagu kapitaalselt nagu just sisemiselt muutuma, et ma ei usu, et Rainbowkile siin keset seda euroteekonda kinga antakse, aga kui see ütleme samas rütmis edasi minnakse, siis ma arvan, et siin kuu lõpus tuleb hakata ka juhtkonnal natuke mõtlema. Tähtis teema. Oleme võtnud koha sisse vormelirajal, sellepärast, et on põhjust rääkida Paul Aroni olukorrast vormel 1 MM-sarjas Alpini meeskonnas. Oli laupäevane ajaleht, loodetavasti on kõik seda läbi lugenud, kus kolleeg Karl-Mihkel Eller tegi Paul Aroniga pikema intervjuu ning seal tõdes Paul Aron näiteks, et kui algne plaan oli, et ta sel hooajal pooled sõidud on raja ääres ja pooled simulaatoris, siis tegelikult on ta alates 3. etapist olnud alati F1 etapil koha peal ja simulaatori tööd on tulnud juba üle 40 päeva. Ehk see kõik kokku on märk, et Alpini meeskond väga selgelt väärtustab Aronit. Muidu talle seda tööaega ei antaks ja teda kui tööjõudu niimoodi ära ei kasutataks. Aga nüüd on see suur küsimus, kas sellest piisab, et täita eesmärk, mille Aron endale on seadnud, milleks on vormel 1 MM-sarja põhisõitjaks saamine. Võib-olla oleks isegi õige küsida, et millal see juhtub, ma arvan, et pigem on nüüd see vastus sellele nii-öelda lühiajalisele küsimusele on see, et pigem seda nüüd uuest hooajast ei juhtu, kui uskuda siis erinevaid meediakanaleid üle maailma, pigem sealt ütleme Lõuna-Ameerika poolt viimastel aegadel, sellepärast et jutt käib Franco Colapintost, tema siis ütleme otsesest rivaalist, argentiinlasest, et ütleme nii, et neid artikleid siin viimase nädala pooleteist jooksul on ikka olnud väga palju, kus on nagu ära öeldud, et Franco Colapinto nii-öelda koht Alpini teise sõitjana on põhimõtteliselt kindel, aga selle nii-öelda otsuse väljakulutamisega viivitatakse siis Brasiilia GP-ni, mis on selle nädala lõpus, ehk siis oled seal piirkonnas justkui, siis on tore välja hõigata, et nüüd oma kandi mees saab autosse, aga nii kaua, kui need, ütleme, et keegi ei ole mingisugust lepingut näidanud, lepingut alla kirjutanud otseselt avalikult, siis see lootus püsib, aga jah, Aron ütles, et tema on teinud kõik, mis ta on saanud teha, mis on tema võimuses. Ma tsiteerin, olen kokku riisunud absoluutselt kõik, mis olen saanud, ega ma rohkem teha saagi, lõppkokkuvõttes, mina neid otsuseid vastu ei võta. See riisunud kokku kõik, mis võimalik, see on päris dramaatiline, aga no eks ta ilmselt niimoodi ka on tema vaates. Paul Aron on selline krediit praegu, et teda võib uskuda, mis tema ütleb, et pärast räägib mõnest mehest, keda ei või uskuda ka nii palju, aga jah, et selles mõttes pigem siin võib-olla tulevad mängu mingid muud nüansid kui see, et Aron ei oleks töökas, andekas ja osav. Jah, no Juan Pablo Montoya, endile vormel 1 sõitja, kes mäletab, circa veerand sajandit tagasi tegi seal sarjas tegusid. Temal tõsi küll on Colapintoga isiklik kana kitkuda, sest et Montoya poeg ja Colapinto on omavahel vastakuti olnud ja seal on Colapinto nagu peale jäänud, aga Montoya põrutas niimoodi, et Colapinto sõidab F1, sest tal on sponsorlepingud seal kahe mingi Argentiina suurettevõttega. Kui Aronil oleks raha, oleks Alpine andnud talle põhisõitja koha Colapinto asemel. No samas, et kõik need oleksid ja poleksid, ilmselt seal Montoya jutus on tõetera sees, sest et tõesti, minu jaoks see kõige veenvam argument on olnud just nimelt see roll, mille Alpine on Aronile leidnud sel hooajal. Et nad leidsid ka Sauberi kaudu võimaluse talle veel 2 nii-öelda lisavaba treeningut anda, et nad on, nagu Aron ise ütleb, kasutanud teda simulaatoris väga palju, et teda tuuakse võidusõidu nädalavahetustele kohale. Ilmselgelt, kui ta oleks nii-öelda seal kohatäide, siis sellist pingutust tema osas ei tehtaks. Ja mis tasub meenutada seda, mis tegelikult aasta alguses oli jutt, et Alpinis palka saavad 2 sõitjat. Need on Pierre Gasly ja Paul Aron. Et Colapinto ei saa Alpini käest palka, et Colapintole maksavad palka tema sponsorid, aga Aron on Alpini jaoks palgaline töötaja. Colapinto puhul on, et ütleme, faktid räägivad ka nagu mingit keelt, et ta on teinud 14 sõitu sel hooajal, korra olnud 11, 2 puhul 13, aga 0 punkti, üks kahest mehest, kellel on 0 punkti, teine on Jack Doohan, kellelt ta vormel üle võttis. Teistpidi Alpini vormel ongi ilmselt kõige aeglasem. Mehhiko GP-l oli ka, Colapinto oli kvalifikatsioonis kõige aeglasem ja kõige viimane mees, kes finišijoone ületas, seal olid mõned katkestajad ka, aga jah, et samas teistpidi, kui sul ongi võib-olla kõige FM vormel, siis sul ongi vaja seda mingit muud asja sisse tuua, ehk siis Colapinto puhul raha. Tal on ka mingisugune suurem kogemus kui Aronil, aga ma ei usu, et see otseselt määravaks saab, et pigem need jutud, mis on, et Colapintol on rohkem raha, aga Aroni valik oleks see, et sa panustad ikkagi nagu
perspektiivikamasse tulevikku, et Colapinto pole ka mingisugune vanamees, vist aasta noorem kui Aron, aga pigem nähakse Aronis natuke rohkem potentsiaali, aga küsimus ongi selles lühiajalises otsuses nüüd, et kumba eelistada. Jah, lõpuks ja Eesti spordisõbra vaatevinklist on see, et kas mõni vormelitiim, onko see Alpine või keegi muu, lõpuks leiab põhjuse, miks anda Aronile võimalus. Ja siis, kui see võimalus talle tekib, siis on juba Aronis endas kinni, et kas ja kuivõrd hästi ta suudab seda asja ära kasutada. Aga lõpuks on see, et kas keegi leiab põhjuse, miks tuleks anda võimalus Paul Aronile. Et mul on küll tunne jah sellest, et kuidas Paul Aron asjadesse suhtub, kuidas ta räägib, kuidas ta kogu seda maailma käsitleb. Et tema taha, selles mõttes tema küpsuse taha ei jää. Ja paistab, et ka sõiduoskuste taha ei tohiks nagu jääda, aga küsimus on selles, et F1 ei ole ainult nagu, ta ei ole puhas sport, et see on poliitika ka ja et kuidas see poliitiline pool, spordipoliitiline pool kokku jookseb. Ja siin on siis poliitika taga omakorda raha. Tähtis teema. Ning tähtis teema otse loomulikult on ka kodune klubi jalgpall, sellepärast, et kulminatsioon on lähenemas, aga ka möödunud nädala jooksul leidsid aset mitmed otsustavad kohtumised ning julgen öelda, et pöördelised sündmused. Pöördeliste sündmuste juurde jõuame äkki veits hiljem, aga võtame need tähtsad, olulised, otsustavad kohtumised ja otse loomulikult esmalt siis pühapäev, kui mängisid Paide ja Nõmme Kalju ning sai selgeks Eesti meistrivõistluste tänavune pronksi omanik, kuna Nõmme Kalju kaotus siis suutis võita Tartu Tammeka, siis nad tagasi pool enne lõppu endale 3. koha, pronksmedali ja pääsme eurosarja. Paide jäi sellest kõigest jällegi ilma, kuigi nad Narva Transi 3-0 võitsid. Jah, et meenutame selle saaga ka siis veel ära, et kui me siin rääkisime eelmisel nädalal sellest nii-öelda siis suluseisuskandalis, siis natuke aega pärast meie saadet tuli ametlik selgitus ka, et nii-öelda kohtunik, eelkõige lipukohtunik tegi lõpuks vale otsuse, aga see, kuidas see asi lahendati, oli korrektne, ehk siis lipukohtuniku otsus jäi jõusse sellepärast, et VAR-il ei olnud võimalik tuvastada teleekraanilt siis suluseisu või siis suluseisu, mida sel hetkel ei olnud. Jah, et seal oluline asi on see, et märksõna, mida tasub meeles pidada selle VAR-i asja puhul ja selle konkreetse olukorra puhul, et on selline asi, mida õpitakse põhikoolis, selle asi nimi on trapets. Et tegelikult ka jalgpallivälja pealtvaates on ristkülik, aga kõrvalt kaamera vaates ta on trapets ning seetõttu mängijad, kes sul sellest kaamerast tunduvad olevat ühel joonel, tegelikult seda ei ole. Et see on lihtsalt see moonutus, mis seal on ja seda tuleb silmas pidada. Aga sellest me eelmine nädal juba niivõrd palju rääkisime ja lõpuks Paide, kui nad otsivad põhjuseks seda ühte valesti läinud suluseisus, ma ütlen endiselt samas mängus oleks 9 kesi väljakul olema, 2 punast kaarti ei saamata ja nõrkade õigustus on selline. Jah, selles mõttes, et siin mõned inimesed läksid hulluks selle otsuse peale ja nagu mõnes mõttes arusaadav ka, teistpidi nagu oli ikkagi ka asjaosaliste nagu leerist näha seda suhtumist ka, et me oleme 34 või 35 vooru jalgpalli mänginud, et me ei saa nagu ainult selle ühe otsuse taha pugeda. See, mida Mark-Oliver Roosnap ütles eile, kui Levadia oli võitnud Narva Transi 4-0. Paide võitis Vaprust, mitte Transi, nagu ma ennast valesti ütlesin. Et Roosnap ütles, 35 mänguga me ise oleme pannud ennast sellesse olukorda. Mis on jalgpallis, oleme ausad, väga aus. Aga nüüd on siis see, et Kaljul on pronks ja eurokoht olemas, Paidel ei ole. Paide peab seda siis läbi karikasarja püüdma. Selles mõttes on neil kõik enda kätes. On, aga kuna karikasarjast Nõmme Kalju langes välja, siis Paide pääseb eurosarja ainult juhul, kui karikavõitjaks tuleb Flora või nad ise. Kõik muud variandid, 6 võistkonda on veel, kui keegi neist võidab karika, siis on Paide eurosarjast väljas. See kõik muidugi selgub juba kevadel, karikasari jätkub märtsikuus või aprillis veerandfinaalidega. Aga Paide linnameeskonnast, tuleme Nõmme Kalju juurde hetk hiljem, aga Paide linnameeskonna kohta lihtsalt märgin ära, et 2023 lõpus klubi president Veiko Veskimäe ütles, et nende eesmärk on 3 aasta jooksul sekkuda tiitlilahingusse. Paide linnameeskond ei ole sellele jätkuvalt lähedalegi jõudnud. Tiitlilahingus olemine tähendab ikkagi seda, et septembri alguses sa oled veel selles suures mängus sees. Paide on olnud sellest nii mullu kui tänavu ikkagi väga kaugel. Me oleme vist enne sellest rääkinud ka, et nende sihid ja eesmärgid on kõlavad, aga need mingil määral on siis vastukäivad, ehk siis kui nad tahavad olla tipus, aga samal ajal müüa oma tippmängeid maha suure raha eest, siis need asjad nagu ei käi kokku, et nad sel aastal müüsid ka ju mitu meest maha ja siis paratamatult see kompott läheb sassi ja nii sa ei mängigi tiitli peale. Kui me võtame need 4 Eesti tippvõistkonda, kes oleme ausad, enamasti medalitele mängivad. Tallinna Kalev 1 aastal suutis pronksi ära napsata, aga alates aastast 2021
see on siis 5 hooaega järjest, on Paide linnameeskond suutnud neist tippvõistkondadest edestada maksimaalselt ühte. Siin korra langeti küll 4., aga kuna Kalev oli ka eespool, ma jätan selle, siis oldi Kaljust ikkagi eespool, aga ja nüüd tänavu mitte ühtegi. Ehk et 4 hooaega järjest edestati ühte, teist tippvõistkonda, tänavu mitte ühtegi. See ei ole mitte paigal tammumine, siin on juba natukene regressi ilminguid ja see on asi, mis nüüd klubi jaoks peab olema selline häirekell, et kas selline mudel üleüldse on mõeldav, kui eesmärk on jätkuvalt sekkuda tiitlivõitluses, äkki vaatatakse eesmärk ümber, ei saa välistada. Jah, need vastukäivad eesmärgid natuke, müüa võite. Just, aga Nõmme Kalju pronksi osas siis Nikita Andreevilt ikkagi, ma ütlen jällegi, väga kõva töö. 2 hooaega järjest on ta nüüd Nõmme Kaljut juhendanud hõbe ja pronks ning ta on need tulemused ära teinud ja mõlema puhul see, et nüüd mullune hõbe vahetati pronksi vastu, ma Eesti jalgpallis, ma ei tea kedagi, kes peaks seda kuidagi nagu tagasiminekuks või ebaõnnestumiseks või niimoodi, et tegelikult see vaadates koondislaste hulka näiteks nende 3 või 4 klubi peale, sest Nõmme Kalju on see, kus Eesti koondislasi, A-koondislasi ju ei ole, erinevalt Levadiast, Paidest või Florast. Et see oli kindlasti õnnestumine, aga see ka, kuidas Andreev tegelikult seda on teinud, et ta on ehitanud võistkonna üles hoopis teistel põhimõtetel, kui Kalju varem tegi. Kalju varem toetus ikkagi kogenud mängijatele ja välismängijatele. Kohati mõlemale kogenud välismängijatele. Praegu on Nõmme Kalju ikkagi selliste nooremapoolsete Eesti mängijate põhjal on selgroog, kuhu hangitakse välismaalt sobivaid täiendusi. Tänavune on kõige varem on keskkaitse Tambedu, kes on olnud võistkonna jaoks väga oluline jõud. Ivans Patrikeevs mängib kenasti oma rolli välja, ukrainlane Musoliitin ka, aga tegelikult see võistkonna tuumik on sellised nooremapoolsed Eesti mängijad, kelle Andreev on suutnud panna väga korralikult mängima. Mingil määral nagu paralleel ka Floraga, et mõlemad on nii-öelda nagu kui Flora võidu või esikohast praegu ilma jääb, on ta ikkagi kaotaja, aga mingil määral mõlemad Kaljuga on nagu võitjad, et neil on pigem nooremad peatreenerid, alustavad peatreenerid, pigem nooremad mängijad, vähemalt neile antakse võimalusi ja seal vahel on siis Levadia, kes tahab ainult kulda ja Paide, kes on ka siis pigem selliste kogenumatele põhinev ja tahaks ka kulda või seal tipus olla, et selles mõttes Kalju ja Flora natuke eristuvad, aga siis see kompott ongi seda kirjum muidugi. Ja, tõsi, Kaljul ei olnud see nädal nüüd ainult nagu lust ja lillepidu, sellepärast nädala keskel olid ka nemad üks neist kõrgliga võistkondadest, kes karikasarjast välja langesid esiliiga klubi vastu. Nõmme Kalju kaotas nimelt Viimsile 0-1 karikamängu ja sama tulemusega ka Harju Laagri kaotas karikasarjas Nõmme Unitedile. Ehk et esiliiga klubid said premium-liiga klubide vastu 2 kalpi samal õhtul, samal ajal toimunud mängudes. Ja samal õhtul tegelikult oli veel ka FC Elva väga kõvasti mängus sees Tallinna Kalevi vastu, aga viimase minuti väravast kaotas 1-2. Et esiliigale 2 kalpi kõrgliga klubide vastu, see oli omapärane ja see oli äge. Jah, see on selles mõttes hea peegel sellest, et jalgpallis need esiliiga klubid, ka nüüd iseseisvad klubid üha rohkem on nagu ikkagi sellised tugevad üksused, tugevad organisatsioonid, et see on kindlasti selle jalgpalliliidu siis mehhanismide, igasuguste süsteemide nagu vili, et ma ei tea, toome võrdluse korvpallis, siis nagu enamasti, kui satsid meistriliigast ära pudenevad, siis pannakse nad täitsa kinni või nad langevad kuhugi alla. Okei, Rapla võib-olla praegu on üsna hästi isegi välja tunda, aga reeglina sellist ühtset süsteemi ei ole. Jalgpallis ongi selles mõttes kogu see süsteem teistmoodi üles ehitatud ja kui ma ei tea, Kalev siit näiteks praegu esiliigasse langeb meistriliigas, siis nemad ei kao ka pildilt mitte kuhugi, vaid järgmine aeg meistriliigast tagasi olla, et see süsteem toimib. Teistpidi nagu võib-olla siis see näitab ka nüüd mingil määral meistriliiga klubide nõrkust, et nad esiliigale tulevad nagu lähemale võib-olla või seda raha jagatakse liiga laialt, et see on selline lõputu küsimus, et kui laiaks seda vundamenti nagu ajada tahetakse ja kui lai see vundament olema peaks. Ma ütleks niimoodi, et praegu mulle nagu märgid viitavad, et see vundament on praegu meeldivalt lai ja ma võtan siis aluseks selle, et näiteks esiliiga tipus, kui veel siin 5-6 aastat tagasi 2010 kogu aeg oli Flora tuubel, Levadia tuubel, oli päris sageli seal üleval ja aeg-ajalt veel mõni tuubel mängisid seal esiliiga tippu. Siis praegu vaatad esiliiga tabelisse 4 esimest võistkonda on iseseisvad klubid. On Nõmme United, Viimsi, Tartu Velko, FC Elva. Ja see on nagu märgiline muutus esiliigas ning nagu me nägime, Elva oli väga kenasti Kalevi vastu mängus sees, Harju ja Nõmme United mõlemad võitsid.
Noh, Harjul, Nõmme Unitedil mõlemal on ju, Harju vaid Viimsil ja Nõmme United mõlemad võitsid. No Nõmme Unitedil mullusest hooajast meistriliiga kogemust, nad tulevad nüüd tagasi järgmiseks hooajaks, nad võitsid esiliiga ära. Viimsi mullu andis Tallinna Kalevile ülemineku mängudel väga kõva lahingu, 2 hooaega järjest, isegi 3 järjest olnud esiliigas nad teised. Tänavu ootavad ka ülemineku mängud, kas siis Tammeka või Kuressaarega. Ja noh, oleme kokkuvõttes see kvaliteet, mis esiliigast kõrgliigasse tõuseb, on muutunud selgelt kõrgemaks. Isegi kui nad lähevad kogu aeg tagasi, nagu Harju 23 ja United 24. aastal, siis noh, nad mõlemad tulid kohe seejärel uuesti kõrgliigasse tagasi ja noh, Harju tuli, nagu me tänavu nägime, tuli tugevamal, 7. koht, 35 punkti praegu juba olemas, viimases voorus noh, ei ole üldse kindel, et Levadia sealt laagrist võidu saab, et noh, see on keeruline koht olnud, kus mängida. Et praegu need ikkagi esiliiga tipud hoiavad seda vahet meistriliiga päramise otsaga piisavalt lühikesena, et see loomulik üleminek on võimalik ja see tegelikult on jalgpalli jaoks ju väga tähtis. Noh, see on liiga toimib nagu loogiliselt, et jah, nagu mu korvpalli või võrkpallis pole mõtet üldse rääkida, et seal selline liiklus põhimõtteliselt puudub, et kes tahab meistriliigas mängida, see saab ja kes ei taha, see paneb pillid kotti põhimõtteliselt. Just, aga üks jalkamäng on veel, millest peab rääkima, et ikkagi, või noh, tiitlivõitlus muidugi jätkub, sest et Flora võitis, Levadia võitis, mis tähendab, et viimases voorus selgub meister, Flora mängib võõrsil Pärnu Vaprusega, Levadia mängib võõrsil Harju Laagriga ja Levadia vajab paremat tulemust kui Flora Levadia peab võitma ja Flora ei tohi võita. Tegelikult on ainult see variant, sest et kui Levadia viigistab ja Flora kaotab, on võrdselt punkti ja Flora meister. Levadia peab igal juhul võitma ja Flora ei tohi võita, siis on läbi selge. Aga nad mängisid omavahel ka sel nädalal karikamängu. See oli päris hea mäng. Ja Flora võitis jälle. See oli jah, see oli ikkagi, seal oli märgiline. Seal mängus oli üks märgiline asi oli see, et milliste koosseisudega mäng lõpetati. Et alustasid mõlemad, no ütleme, Flora rohkem ja Levadia vähem eksperimentaalse koosseisu kui vahetusmeestega. Levadia läks juhtima, Flora 87 minut viigistas, aga tegelikult juba teise poole keskel Levadia oli hakanud põhimehi sisse tooma. Ja noh, lisaaega mängiti niimoodi, et Flora eest oli põhimehi väljakul, ütleme niimoodi, noh, 2-2,5 ja Levadiat vastupidi oli vahetusmehi 2-2,5 ja Flora valitses seda mängu või noh, domineeris. Ja need Flora noored ja vahetusmehed võtsid selle mängu ära, väravad ja lõpuks muidugi kogenetus Henrik Keisen joo. Aga noh, see oli veits selline märgiline kohtumine. Tõsi, ja seal muidugi peatreener Konstantin Vassiljevit üks selline päris kõva statement ka, et lisaaeg, karikasarjas, tervimäng, rivaali vastu. Sul on pingi peal Rauno Sappinen, sul on pingi peal Erko Joone Tõuges. Noh, liiga parim ründaja ja liiga üks paremaid keskkaitsed ei jättis need pingile, mängis teistega. Aga nüüd ütleme nii, et üks mäng on vaja veel Floral vastu pidada, et siin võib veel hakata pulli saama. Kõike võib juhtuda. Seal viimases voorus on ennem juhtunud asju, võib ka seekord juhtuda. Ma seal midagi lihtsat Florat kindlasti Pärnus ei oota, vaatamat sellel Pärnu Vaprusel on praegu järjestikused kaotused. Et selliseks viimaseks mänguks alati võistkonnad suudavad ennast mobiliseerida. Spordisõbral, kellele see teema korda läheb. Ja ma arvan, et on aus öelda, et on spordisõpra, kellele see teema ei lähe korda, aga ma arvan, et pigem läheb, kui niimoodi kõik spordisõprade kogum meil kokku võtta. On ilmselt praeguseks vaadatud nii film Kindral kui ka Pealtnägija kaheosaline dokumentaal Valgusest varju, mis siis käsitlevad Eesti suusatamises juhtunud asju. Sündmuste keskmes on endine Eesti suusakoondise peatreener Mati Alaver. Samuti on spordisõbral kindlasti loetud nii Priit Pulleritsu kui Vahur Kersna Postimehes ilmunud käsitlused neist dokumentaalsetest teostest ja sedapuhku siis võtab ka pressisektori saade neid asju veidikene arutada. Jarmo, kumb film oli parem? No mina olen nüüd seal paadis, et pigem üks film nagu täiendas teist. Sellega ma olen ka nõus, et võib-olla see Delfi film oli nagu natuke kiirustatud kokku pandud, aga noh, see on ju välja kommunikeeritud ka, et siin tekkis see kahe nii-öelda dokumentaalsarja või siis dokumentaalfilmi selline nii-öelda siis võitlus nagu spordis ikka. Võidujooks. Aga mina olen selline nii-öelda siis, ma ei tea, spordi või infotarbija, kes nagu pigem vaatab rohkem kui vähem, et ma võiksin vaadata kõik need mustad materjalid ka läbi, mis on nii Pealtnägijal kui Delfil olemas, et ma võiks neid tundide kaupa kuulata, vaadata ja uurida. Ma arvan, mõlemal on circa mingi 60 tundi vähemalt. Et mulle nagu meeldivad nagu kõik detailid ka, et mulle isegi nagu võib-olla sobis see Delfi versioon ka, kus oli pigem nagu rohkem materjali võib-olla, mis sidusus osas nii hästi ei töötanud, aga seal oli sellist, ütleme, emotsiooni ja mingit, ma ei tea, kas ajakirjanike, ma ei tea, mingit taustateadmised. Öeldakse küll, et ega sealt mingit otseselt uut infot ei tulnud või
võib-olla, mis oleks väga šokeeriv, aga mingid väikseid detaile ja nüansse ma ikkagi korjasin mõlemalt poolt üles ja lõpuks ma sain päris sellise huvitava pildi kokku, ütleme nii siis. Ja minu vastus sellele, et kumb oli parem, minu meelest Pealtnägija oma oli parem, kui lühidalt kokku võtta ja just nimelt põhjusel, et ERR-i oma oli rohkem läbi mõeldud ja läbi planeeritud ja lugu jooksis sujuvalt, kuna Delfi oma oli selgelt kiirustamise märke selle filmi teises otsas. Minu meelest väga selgelt. Seal oli see lugu ei olnud niivõrd sidusalt seotud, oli katteplaanideta, oli vähem allikaid ja muud sellised asjad. Ja minu meelest ERR-i allikate valik oli ka põnevam, et seal nagu avati rohkemat. Mis puudutab seda, aga kahe filmi peale kokku, mida on kokku siis mingi ligi 4 tundi, üle 3,5 tunni, tegelikult ühtegi sellist asja, et ei või olla. Mitte ühtegi sellist momenti tegelikult ju ei olnud. Sulle ja mulle võib-olla, aga ma arvan, et need nagu tavavaatajad, kes on võib-olla lõplik sihtrühm, et see nagu võib-olla ikkagi sai sealt nagu sellist uut asja ka, et sa jõua paratamatult kõiki materjali läbitöötada, mis on 20-30 aasta jooksul tulnud. Ma ei tea, siin kas või see Alaveri päevikut jälle nii põhjalikult käsitletud, kuigi seda võiks veel põhjalikumalt käsitleda. Et ma käisin siin kuskil mingisugune, vist oli reede lõunaaega ala 13.45 Artises vaatamas ja kui seal mingid Alaveri ja sellised Veerpalu emotsionaalsemad nopped nagu tulid, ma nagu ikka nägin saalis kerget nihelemist ka, et rahvast oli vähe, aga nagu sellist või siukest suhtumist ikka oli nagu tunde. Okei, aga ma ütlen, et miks see mitte miski ikkagi ei tekitanud, minus, aga miks ei tekitanud sellist, et ei ole võimalik asja. Et isegi näiteks see, kui Krista Fischer rääkis, et näed, Alaver oli tal teinud uue pakkumisega Poltoranini asjus. Aga see on ju loogiline. Et inimene, kui on üks asi on korra töötanud, ta läheb ja proovib uuesti sama asja tööle panna. Aga tegelikult on see, et äkki selline märgiline hetk ei olnud seotud üldse mitte mõne eestlasega, vaid oli see, kui see Max Hauke ikkagi tabati kaamera peale Süstalveenis. See, kuidas keegi Austria politseinik otsustas selle kaadri lekitada, ta vallandati selle eest, sest tegelikult ilmselgelt see oli isikuandmete rikkumine, et sellist, isegi kui Max Hauke oli kurjategija, siis sellisel moel teda esitleda, see oli vale. Aga kiidame seda politseinikku. Aga see oli see hetk, mis nagu näitas seda dopingu tarvitamist või keelatud tegevust nii toorelt enam-vähem, kui see üldse võimalik on. Ja kui seda oled näinud, siis on keeruline enam millestki šokeeruda. See nagu kogu seda infot ja kogu seda nüansse, kogu seda nagu võimatu panna ühte kompotti kokku, aga kogu maitse võib-olla, mis sellest nagu asjast suhu jääb, on see, et kui nagu sirge näoga inimesed suudavad valetada lihtsalt nagu aastate kaupa ja kõigile ja igal pool, et see nagu... Aga sealt tuli ka välja see, miks nad suudavad seda, sellepärast, et seda dopingu tarvitamist peeti, seda ei peetud tegelikult nagu selles ringi sees tingimata patuks, vaid see oli nii-öelda kultuuri osa, mida seda ju kasutasid seal seda väljendit mitmel puhul, et oli Max Hauke rääkis sellest või ka see, kuidas Malter Maier, see Austria suusatreener selles Pealtnägija saates rääkis, et kuidas tema meelest Alaveril on mitmeid puuduseid, aga kõike, mida talle ette heideti, ta ei teinud ja tegelikult ju õigustas seal. Ja seal ei olnud näha, et ta oleks nagu mingit sellist nagu nii-öelda advokaadina proovinud musta valgeks rääkida, vaid ta rääkis ju selgelt seda, mida ta mõtleb. Jah, et nagu ütleme nii, et laias plaanis on see nii-öelda rääkimata lugu, Alaver, Veerpalu, keegi ei ole nagu tulnud sellise puhtsüdamliku ülestunnistusega esile, aga kogu see Matti Alaveri teekond algusest peale nagu mingil määral põhjendabki tema tegevuse ära, et ta on olnud algusest peale noorest saati selline paduhingeline, edujanuline inimene ja ta sõnastas sellega põhimõtteliselt nii, et edu valem on Eesti sportlased piedestali kõige kõrgemal astmel, et seda on võimalik müüa, mitte midagi muud ja lõpuks sellest edujanust nagu mingil määral saigi nagu ilmselt nagu haigus, millest ei olnud võimalik lahti saada ja siis see asi nagu kuhjus ja siis kuhjus selle Seefeldiga, kus see lõpuks asi kokku varises. Öeldud on praegu, et need filmid on olulised asjad, et nad fikseerivad ajalugu ja on nii-öelda just nimelt olukorra fikseerijad. Et minu meelest kumab sealt läbi väikene lootus, et tegemist on nii-öelda ka siis õppefilmiga tulevikuks, et äkki tulevikus midagi sarnast ei juhtu. Ma ei ole kindel, kas see sellist funktsiooni suudab täita, aga sellega ma olen nõus et nad nagu nüüd jäädvustavad mingisugused lood ja olukorrad ja asjad ära. Et sellega tuleb nõus olla, jah.
jah, et see Pealtnägija filmist ka, et nagu tegelikult see Mati Alaveri taust nagu on kõigil enam-vähem teada, aga see nagu pandi ka mingis mõttes konteksti ja nii siis panin teda mingil määral mõistma. Mina ei ole sellega nõus, kes teda mingis mõttes ikkagi nagu kangelaseks teevad praegu, et ta on ikkagi pigem nagu suli, aga just see suhtumine, kuidas ta läbi elu, mingil määral sportlasest, kuni siis ikkagi tipptreeneriks nagu kasvas. Piret Niglase need väljaütlemised, kuidas teda ja neid naisi seal koheldi, nad olid põhimõtteliselt katseenesed, et nagu Alaver oli valmis minema läbi seina ja kõike tegema, et edu saavutada. Ja ma tõden veel selle, et minu meelest on keeruline vastu vaielda laupäevas Postimehes kirjutanud Vahur Kersnale, kes ütles, et lootus, et Alaver ja Veerpalu eelkõige kunagi sellest asjast ikkagi rääkima hakkavad, on naiivne, sest et miks nad peaksid. Ja ma olen sellega nõus. Ma arvan ka, et ei hakkagi ja põhjus on see, et ilmselgelt on praegu väga palju, ja ma rõhutan seda väga palju ikkagi, neid inimesi, kes ei ole avalikult selles asjas süüdi, kuigi nad on olnud selles asjas mingit pidi osalisel. Ja inimlikult, nüüd mõeldes inimlikule tasandile minnes, siis ilmselgelt need, kes on juba vahele jäänud, et neil on keeruline inimlikult teha halba neile, kes ei ole vahele jäänud, kelle maine vähemalt ametlikult on praegu puhas. Ma arvan, see on väga selge inimlik kaalutlus, miks Alaver ja Veerpalu võimalik ei soovi sel teemal avalikult sõna võtta, et kui nad seda teeksid, siis nad tõmbaksid veel mingeid inimesi sinna dopingutsentrifuugi sisse. Jah, aga üldpilti vaadates natuke Eesti perspektiivist võib-olla kaugemale minnes, siis ikkagi muljet avaldav, milline süsteem oli seal ikkagi üles ehitatud. Aga kas sa arvad, et praegu ei ole süsteemi? Kindlasti mingi süsteem ja kuskil kellegagi on, aga ütleme nii, et sellest samast Seefeldiga kulmineerinud asjast saaks siis umbes sama kõva doki, nagu see Ikarus oli, kus Sotši olümpiast siis räägiti ja kuidas seal dopinguproove läbi seina vahetati, et see ei jääks palju alla, kui seda detailselt ja hästi teha, et selles mõttes ühest küljest oli nagu ülipeen süsteem ja selline muljetavaldav tegevus, nagu ma ütlesin, teisalt mingid asjad olid nagu väga amatöörlikud, ma ei tea, Mati Alaveri need päevikud, need kirjavahetused, lihtlabased mingid sõnumid, et see käis nagu mingis mõttes nagu päevavalgel, aga samas oli nagu suur niidistik kuskil taga. Ja, kui ühtepidi on konspiratiivnimed, aga teistpidi on paber ja pliiats, et kuidas need asjad omavahel tingimata kokku käivad, et sellised küsimused muidugi tekivad. Aga vast lõpetuseks tõesti soovitus, et kui spordisõber ei ole veel kinno läinud, siis nii palju, et see kinopileti raha see kindlasti väärib, et see film ära vaadata, kui Eesti sport korda läheb, see aitab kogu seda pilti ette saada. Nädala top. Ning nagu kombeks on, siis pressisektori saate lõpetuseks vaatame otsa sündmustele, spordisündmustele, mis eeloleva nädala jooksul on toimumas ja mis kõige tähtsamad on. Alustame korvpallist ja 2 kodust euromängu sel nädalal, nii Tartu kui Kalev on kodus. Ja, Tartu mängib kolmapäeval kell 19 Rostokiga ja pool tundi hiljem Tallinnas siis Kalev Baku Absheron Lionsiga, et on vaja võita, kui tahetakse edasipääsust mõelda. Muud varianti ei ole, jah. Eesti jalgpallimeistrivõistlused lõppevad täisvooruga laupäeval kell 12.30, kõik 10 võistkonda täpselt samal ajal alustavad ja võtmemängud muidugi Harju versus Levadia ning Pärnu Vaprus versus Flora, seal selgub, kes on meister ja kes on hõbeda omanik. Lahtine on veel ka 5-6 koht Transile ja Vaprusele ning 8-9, kes jääb üleminekumängudele, kas Tammeka või Kuressaare, seal Kuressaare šansid 8. kohaks on selgelt paremad. Nii, aga rallinädal on ka tulemas. Ja, et saab siin öötundidel vaadata siis Jaapani rallit. Ütleme nii, et veel on ka Eesti spordisõpradel mingil määral pinge üleval, et nii kaua kui teoreetiline võimalus on olemas, siis Ott Tänaku tiitlisansid ei ole veel kadunud, aga need on tõesti ülimalt teoreetilised. Ma võin siin see partypooper olla öelda, et neid šansse ei ole. Ühesõnaga tipus ikka 3 Toyotat jätkavad siis omavahelist heitlust igal juhul ja seal on asjad pingelised ja üldiselt siis öösel või varahommikul kiutatakse ja punktikatse on pühapäeval kavas kell 7.15. Nii, ja olgu öelda, et ka vormel 1 on nädalavahetusel nädalavahetus, sõidetakse Brasiilias, sealt võib tulla Colapinto leping, aga kindlasti ka üldarvestuse tiitlivõitlus on väga-väga huvitav. Selline oli 53. pressisektori saade, saatejuhid olid Jarmo Jaagomägi, Ott Järvela. Selline teade ka siia lõppu, et pressisektor läheb nüüd pausile. Kui pikale täpselt me ei oska öelda, aga hetkel läheme pausile. Aga kindlasti kuskil mingil moel kunagi kohtume veel. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.